vähemal määral ära ennast. What's up, gamers? Ma olen täiesti magamata, tööd on palju ja seepärast seekordne vlog ongi ausalt öeldes lappes. Aga teate, mis on veel lappes? See, et 55% teist pole vajutanud subscribe'i. Mis toimub? Anyway, meie teleporteerime üheskoos Ensu uut poissmeeste penthouse'i üle vaatama. Väga paljud koristustarbeid. Sa juba ehitad või? Wow! Sul on 2 tuba! Henril on oma korter. Sa downgrade'id seda nii räigelt, kui sa meile räägid sealt. Nagu, see on jumala tõus, sa saad ise teha niukseks, nagu sa tahad ju. Mida hullu? Ma üritasin, alati on parem meie inimeste lootused alla. Wow! Oh my god, ole vait. Ja internet on ka sees seal. Ja niiviisi jätamegi tegelikult juba praegust Tartu selja taha ja liigume Tallinna poole. Aga enne Tallinnasse sõitu väike sõnum meie vaatajalt. Karola kommenteeris mulle siis viimase videole niimoodi. Kas sa tead seda Hollywoodi silti Tartu tee peal, mis maha võeti? Ma ei tea, kas te näete, aga olen igaks juhuks lähemal. Vaatame, kus mu siit. Kuule, täitsa olemas on ju. Sellegi poolest on mul suur rõõm, et nii usinalt kommenteerite. Aga andke igatepidi minna, mul on äärmiselt lõbus neid lugeda. Siit Hollywoodi mäe otsast selle nädala küsimus, millal me saame naasta tagasi normaalsusesse ja lockdown lõpeb. Jällegi kommentaarid alla või siis kui sul on parem järgmise nädala teema küsimus, siis jäta see ka alla. Mina pean nüüd selle tee tagasi minema sinna. I'm very glad you chose another lens today, so you don't have to be this close to my face. Oh no, I can with show. Teeme uuesti palun, see natuke p***ski ikka. Ja see, et ma ei ütle sulle järgmine kord, kui ma Karliga stuudiosse. Nagu ma ei mahu mikrofoni ette, sa saad aru. Sa mahud küll? Ei, ma ei mahu. Mul on selline asi nagu personal space. Aga siis ma ei taha sinuga abielluda, kui sul on personal space. Tahad küll, ära nüüd siin luiska. Tahad küll, tõmba tagasi. Sa saad hästi ütled. Oh now say feel like this, yeah. Aga ühel hetkel, kui mul seda footage'it vaja on, siis ma olen ikka sinu peale pahane. Et seda ei ole. Saad sa siis aru, jah? Ära filmi praegu, aga ma tahan, et sul on see footage olemas. Siis kui ma dokki hakkan tegema sinust, jah? Möödunud on juba mitu päeva sellest, kui ma alustasin vlogi filmimist ja ma pole kuidagi moodi jõudnud asja juurde. Nüüd täna me ka jõua asja juurde. Portlandi shoot toimub meil kodus, sellepärast ma jõua ka nagu vlogiga edasi tegeleda praegust. Aga Raul Esko Rodeo vendadest lihtsalt spämmis tuimalt meile mingist lendavast tossust ja pidi hädaolukord olema. Kus see toss on? Ütlesite, et toss on olemas ja ma ei näe tossu. Näita, kus kohas. Seal on üks. Ma ei näe mitte midagi. No, siin on natuke maagiat päeval teha, et siis tuleb. Isegi ei hakka värisema minu pärast. Ei hakka värisema. On, aga praegu ei ole. Ma värisen ikka korralikult. Halleluuja! Ei! Ma ei näe mitte midagi. Kas mul on meik väga laiali läinud? Mul on päike, mul on tuul, mul on juuksed silmas ja pisarad. Meil on väga palju erinevaid unboxinguid, mis on jäänud vlogidest ühel või teisel põhjusel välja. Aga alustame siis värskemast. Trummipõrin. Unboxing with Lina! Meil on siis pakk selliselt kohast nagu Eesti parmentide. Ma ei oska lugeda, mis meil siit tuleb. Ole vait! Katsu seda kvaliteeti. Ma katsun see lahe asi. Nad teevad sellega. Igatahes, siin on asju, mis on ainult täisealistele mõeldud. Vesi ka, et peab ka vahele jooma. Väga vajalik. Ma olen tahtnud alati sellega proovida neid jooke teha. See on mingi eriti ekstra asi. Sest, et sina ei joo alkoholi. Peaksid sina mulle selle tegema ja siis mina teen taste testi.
et nüüd inimesed ei võtaks kuidagi moodi valesti. Kui mul on võimalus proovida mingeid uusi maitseid, siis ma proovin neid ühe lonksu. Nagu ma ei hakka seda sellel samal vanal eesmärgil tegema, mida ma kunagi tegin, et nii, nüüd me joome ennast et sellist asja see aasta ei juhtu. Ja nüüd teie kõige põlevam küsimus. Miks Martti Hallik värvib küüsi? Ma tavaliselt tahan selle pealkirja teemaga kohe video alguse pool saada kaelast ära. Vabandan, et seekord olen rääginud et nii kaugele siiamaani välja. Mul ikka veel filmi... teate, tegelikult põhjus polegi midagi nerilist. Ma ei värvi endale küüsi. Liina värvib neid küüsi. Vaadake, ma olin siin vahepeal haige ja kui ma olin haige, istusin diivani peal, tuli Liina minu juurde, kas sa tahad? Ma värvin sul küüned ära, me niikuinii mitte kuhugile ei lähe. Davai, pane hullu, tõesti, me ei lähe mitte kuhugile, me ei tee mitte midagi, keegi ei näe mind, midagi sellest pole. Aga kuidagi moodi jäi vlogi sisse. Sellest tulenevalt kõik teie väiksed lapsed hakkasite küsima, mis värk on, mis viga on? Ega mul ei olnud alguses mitte mingisugust eesmärki jääda neid küüsi värvima. Kuna te tõesti olete pooled endast nii väljas ja saatsite mulle DM-is, mõtlesin, et miks mitte teiega edasi siin natukene huiata. Aga eelmine nädal teisipäeval, kui ma panin selle eelmise video ülesse, hakkasin ma jälle taaskord saama nagu mingeid kommentaare. Enamus teist olid siiski üpris viisakad, kuid seal selle hulgas oli ka inimesi, kellel oli siis kirjutatud juurde no hate või niisugused natukene pahaks panevate emotsidega kommentaarid, mis panid mind tundma niisugust lapsepõlve anxiety't, mida ma olen tõesti väga varajasest noorusest tundnud. Näide number 1. Ma ei mäleta, mis klass oli, aga ma üks hetk otsustasin, et ma tahan pikki juukseid saada. Ma pean olema kõigist jällegi teistmoodi ja minul peavad olema pikad juuksed. Kasvatasin endale umbes, päris pikad juuksed. Usute või mitte, siis isegi õpetajad ütlesid mulle, Martti, lõika juuksed maha. See pole mehelik. Kõigil poisil ei ole pikad juuksed. Näide number 2. Ma läksin Tartusse gümnaasiumisse. Ma vaatasin, et kõik skeidivennad kannavad kitsaid teksasid ja meil ei olnud. Tõesti, kujutate ette, läksid poodi, polnud meestele kitsaid teksasid. Siis mina läksin ostsin naiste teksad ja jällegi oli koolis üks lahe poiss tuli ütlema mulle, too mulle oma püksid kaasa oma Playboxi jaoks, seda YMC tüüpi mängida seal. Jälle ma tundsin sellest olekord, et nagu, no ei tee sulle kuidagi liiga ju. Miks sa pead olema selline? Ja ma võiksingi jääda rääkima siin erinevatest nagu kogemustest, kokkupuudetest inimestega, kuidas keegi on üritanud mind jällegi panna, et tee seda, ole selline, ära mine sinnapoole, ole selline. Aga selle jutu kokkuvõtteks siinkohal siis nüüd, kas ma tõesti nüüd jätkan teie piinamist ja värvin neid küüsi edasi. Ma ütlen talle ausalt, ma ei tea. Praegust on olnud fun. Ma ei tea, kellegile pole veel võimalust olnud fucki näidata, aga vähemal määral ära ennast. Ma mõtlesin niimoodi. Mingisugune uksepauk käis praegust. Kui sa tundsid ennast vähemal või suuremal määral kuidagi moodi ära, ole mureta. Siin üheskoos donaatoritega, kes te kõik olete siin, mis iganes, ma ei taha mingit tiimi nime panna, me ei ole mingi tiim. Me oleme lihtsalt iseseisvad inimesed, kes ei karda olla, nemad ise teevad asju vaatamata sellele, mis inimesed arvavad. Kui sa oled ka üks neist ja pole all subscribe'i vajutanud, siis seal on see nupp, vajuta subscribe'i, siin on kõik oodatud. Ja loomulikult, ärme unustage ära. See on okei, et sulle vahepeal mingid asjad tõesti ei meeldi, aga sa ei pea seda nagu minema ja karjuma välja, et see ei meeldi mulle. Lihtsalt vaata mööda, las inimesed elavad oma elu. See on okei, sul endal on ka palju lihtsam. Usu mind. Tšau. Oih, ma unustasin ära nüüd. Mida äkki, Kust maalt ma panen? Pane lihtsalt sealt, kus see laul hakkab.